Google Mapsi, Garmini ja sadade muude rakenduste kõrval pole füüsiline kaart enam midagi, mille hea meelega taskusse mahutaks. Ning kas keegi mäletab veel, kuidas 10 aastat tagasi oli igas endast lugupidavas autos üks suur ja mahukas Eesti teede atlas ning kõrvalistuja pidi alati sellele näpuga järge ajama. Nüüd loetleb äpp kenasti kõik paremale ja vasakule pööramised ära ja kindlasti jäävad pidamata ka paljud peretülid. Internet uueneb iga päev, raamatud aga mitte. See on ka põhjus, miks paberkandjal teatmeteosed leiavad enda koha järjest rohkem vaid asjaarmastajate raamaturiiulitel. Informatsioon uueneb ja täieneb minutitega ning seda kõike on võimalik kiire otsinguga leida vaid sekunditega. Olemata jäävad kõik õhtusöögilaua vaidlused, mis on ikkagi Uganda pealinnaks või millal toimus mahtra sõda. Mis reisifirma või agent? Mul on ju sülearvuti. Lende otsitakse läbi Momondo, hotelle läbi Booking.comi ja vaatamisväärsusi TripAdvisorist. Nende kõrval on veel sadu lehekülgi, mida saab kasutada reisi planeerimiseks ja mis kõige parem, ilma selle eest kellelegi üüratuid summasid maksmata. See on ka põhjus, miks paljud reisifirmad on oma uksed sulgenud. Katsume korraks meenutada aega, mil puudusid Telia videolaenutus ja Netflix. Kui mõni film kinos nägemata jäi, tuli sammud seada videolaenutusse ning teatud päevadeks see endale lunastada. Hiljaks jääda ei tohtinud, sest trahvid selle eest olid päris krõvedad. Rääkimata Ameerika Ühendriikidest, kus videolaenutused olid peaaegu suur eraldiseisev majandusharu, sulges Eestis tegutsenud Videoplanet enda viimased poed ja ühe ajastu 2012. aastal. Välja prinditud sõiduplaan või bussipeatuses avastamine, et järgmine väljub alles mitmekümne minuti pärast, on samuti õnneks möödanik. Seda ka iga viimase kui rongi väljumise aja päheõppimine ja lootmine, et need ikka sõidavad. Internet oskab nüüd täpselt öelda, mis kell väljub järgmine buss või rong soovitud sihtkohta ning mis kell selleks kodust väljuma peab, ilma et tühjalt passida, kuid ühistransport pole ainus. Me oleme nii harjunud saama kõike kohe ja kiiresti. Sama kehtib ka informatsiooni kohta. Näiteks on see kahjustanud ka inimeste võimet asju meelde jätta, sest seda pole lihtsalt tarvis. Ameerika Ühendriikides läbi viidud uuring Google'i ja guugeldamise mõjust meie mälule näitas, et inimesed ei vaevugi enam meelde jätma asju, mida nad teavad, et saavad kiire vaevaga pärast internetist üles leida. Kuid enam ei jää meelde ka kunagi kõige olulisemana tundunud asjad. Hea on, kui tänapäeval endagi telefoninumber meeles püsib, kuid kunagi oli ainuke võimalus kõik tähtsamad telefoninumbrid korralikult pähe õppida ning märkmikusse kirja panna. Nüüd võib hädaolukorras aga ikka täitsa hätta sattuda. Kujutame ette, et oled võõras riigis ja telefoni aku saab ootamatult tühjaks. Palud võõra mööduja telefoni, et sõbrale helistada, kuid numbrit peas ei ole. Facebooki profiili leidmisest sellisel juhul ei pruugi piisata. Perepuhkuse või sünnipäeva meenutamiseks ei saanud kunagi telefoniga sadu pilte ja videosid klõpsida, vaid iga pilt oli kulla väärtusega. Nägemiseks tuli neid aga ilmutada ning aastakümneteks pere fotoalbumisse talletada. Tänapäeval on aga pilveteenused füüsilisel kujul fotoalbumi peaaegu kaotanud ja tehisintellekt aitab veebialbumid lausa ise kokku panna. Vaeva kulub vähem ja aega jääb rohkem pilte vaadata. Meenutus 15 aasta tagusest ajast. Raadios kõlab üks imeline laul, kuid sul pole õrna aimugi, kes seda esitab või millega on tegu. Ei jää üle muud, kui kõik muud tegevused jätta ja terve päeva raadio kõrval istuda, et seda uuesti kuulda ja loota, et Discord ütleb ka esitaja nime. Muidugi võis alati raadiosse ka helistada või kirjutada ning täpselt kellaaega esitades endale see saladus paluda paljastada. Kuid kõik see on minevik tänu äppidele, mis iga laulu koheselt ära tunnevad. Veelgi enam, paljud telefonid tunnevad taustaks mängiva laulu ära ka isegi niisama sinu taskus seistes. Ja viimaks, kõik eelnev on köömes, kui on väga raske tulevasi tööandjaid või uusi tuttavaid veenda, et oled tegus ja normaalne inimene, kui sõbrad keelduvad sotsiaalmeediast, möödunud suviseid reisipilte ja vaid oma silmadele mõeldud fotoseeriat stiili pealt eemaldamast. Muidugi on kergesti ja kiiresti leitavad ka keskkooliaegsed klassipildid, kõik spordipäevade kaugushüpperekordid ja arvamusavaldused.